Nii, kogu aeg küsitakse, et kuidas see äkise tegemine välja näeb. Proovin siis näidata, kuidas mina seda teen, kas see on kõige õigem, aga minul ta välja tuleb ja kes on proovinud, need kiidavad. Nii, selleks on vaja siis värske kalafileed. Vimmafilee on hea äkise jaoks. Säinafilee on hea, kõlbaks. Siis siiakala, miks mitte. No üsagi enamus valge kala, aga ma olen kuulnud, et teevad ka siin ahvenatest ja siin teistest kaladest, aga ahven muidugi on meil rasvavaba, aga noh, jah, kes kuidas ja millega. Mina käisin vimmal, oli õnne saada ports vimba ja nüüd ma siis siin mingi portsu teen siis sellest fileed. Teine portsu panen siis vaakumi külma ja siis sellest teen kunagi kotletti, võib-olla ka sellest teen kunagi kino. Nii, selleks siis võtame ühe fileetüki ja lõikame siuksed parajad, äkki sendised laiusega jupid. Lõikame siuksed sendised jupid. Lõikajal ma tunnen, et siin sees on luud, aga etteruttavalt ta marineerub selle mõne ajaga nii läbi, et ei saagi aru, et siin mingid luud on. Nii, järgmine tükk. Ja siuksed kuni sentimeeter laiust. Olen teinud ka väiksemaks, aga siis minu meelest nad lähevad ära pasteediks. Nii. Proovime siin, vaatame. Tavaliselt ma olen teinud niimoodi, et 5 kala, see on 10 külge, on siuke paras ports. Aga kuna siin avaldati soovi, et ka tahavad, siis ma teen natukene rohkem, et ka teised saaksid sellest osa. Nii, lõikame parajad siuksed jupid. Nii, mis oli 3. külg. Nüüd tuleb 4. Ja nii edasi. Teeme portsu valmis, siis räägime edasi. Nii, ja võtame ühe veel. See on siis 14. külg, ehk siis 7 kalast. 7 kala siis 7 kalast, vimmakalast. 14 külge fileed. Teeme häkise. Nii, viimane veel. Ilusti niisugused kuni sentimeetri laiused ribad. Nii. Võtame siit paberi. Püüme natukene ära. Kuradi hea lõikelaud on see töötluslaud ja geneetikfirmad meil müügista, aga see selleks. Nii, nüüd on need lõigatud tükid, siuksed kuni sentimeetrisene 7 kalast mul see ports. Nii, mis ma siis järgmisena mul on tehtud siis see soola-suhkrusegu, siukene 3-1, kui ma, jah, võib-olla võib natuke isegi veel pärast veel juurde palju lisada suhkrut, marineerub paremini, siuke magusapu, ehk siis 3 lusikat soola. Mul on siuke suurem teelusikas ja siis 1 suhkur. Ja siuke magus soolane või apu on ta siis pärast, kui ma lõpetan selle toimingu siuke kohe julgelt panna. Nii. Selle me panime ära. Teen vahepeal juba mingi segamise ära. Las ta juba hakkab pihta protsessima. Nii. Panen natukene veel. Nii. See on tehtud. Las nüüd juba. Jah, täitsa mõina. Soolane ja samas viskab natuke ka suhkrut. Nii, magusad. Nüüd ma siis panen siia sisse. No ja vahet pole, kas paned enne sibula või sidrunipipart kasutan. Lõpp on käes. Toome varsti ühe juurde. Eks ta läheb. Ja nüüd ma selle koguse peale panen siukse tunde järgi sidrunipipart. Nii. Sibula lõikame nõnda ja proovin siis võimalikult peenikesed lõiked teha. Võimalikult peenikesed lõiked teha. Kes
tahab värviliseks teha, võib panna punast sibulat. Minul sai jälle punane otsa siin, nii palju juba seda äkis tehtud. Teen seekord siis sellest valgest sibulast. Nii, sibula lõikasime nii peeneks kui saime ja nüüd siis selle segame nüüd 2 käega nüüd mõnuga, tunneme. Võib isegi natukene pigistada, et see sibul oma mingid mahlasid siit võiks välja eristada. Aga samas, et seda liha nii väga ei. Nii. Viskab ära. Vahepeal võib siin juba proovida. Oi kurat. See sibul annab juba siukse mõnusa vungi. See sibul annab juba mõnusa siukse maitse. Nii, see on nüüd tehtud. Nüüd ma siis veel viimase komponendi lisan, aga mitte, et lõikaks nüüd sinna sisse sidrunit, vaid lõikan ta pooleks ja pigistan teda siia. See ongi nüüd see äkise üks maitsed välja lööb, et kui mul siin pakkusin siin, et küsiti, et kas oled siia ätikat pannud, teinud nagu marinaadi, nagu šašlõkimis, ei, tavalise, naturaalse sidruni pigistan ja teine samamoodi. Seemned võib siit pärast välja korjata, siin kukuvad, neid siin küll ei ole vaja jätta. Ja kui jäävad, siis ka ei ole hullu. Nii. Nii, sidrun on sees. Paneme ta siia praegu kõrvale. Nii, ja nüüd siis käime veel läbi. Oi kurat. See lõhn juba ja see värv ja see, no ühesõnaga jah. Noh. Lämma. Ma oskan midagi öelda. Ja sibul ja kõik see kooslus. Nii, praegust on, mis meil see kell on. Saab keskpäev. Ma usun, et õhtuseks tee joomiseks on mul materjal saial olemas. Mis ma veel teen? Ma panen ikkagi selle sidrun või pipra siia veel peale. See annab omapärase veel siukse vürsti ja lähebki kõik ära, toovad nagu nii uue. Nii, saigi otsa. Segame veel läbi. Selle koos sidruni pipraga nüüd. Ja nüüd tuleb see seisma jätma, puhkama, tõmbama. Nii, puhkama, tõmbama. Nii, kordame siis üle, mis siis me siia panime. Panime siis 7 kala küljed, millest lõikasime siis fileedest siuksed sentimeetri laiused ribad. Nii, siis panime suhkru soolasegu, 3 suhkrutlusikat, 3 soola, 1 suhkur segu, siis läks sidruni pipart ja siis lõppu siis pigistasime siia ühe sidruni sisse. Põhimõtteliselt ühte sidrunit läheb kunagi veel vaja. Ehk siis, kui ta on nüüd ööpäev ära tõmbanud, ta tõmbab vähe nagu kuivaks, et ta oleks vähe siukest nagu mahlasem, siis ma olen siia veel pool sidrunit järgmisel päeval või kunas vajan veel juurde pigistanud, siis ta on siukene mõnus äkis, mahlane ja kõik jutud. Vot, sellised lood selle äkise tegemisega. Mis öeldakse? Jätku röst saia või leiba, kes mida?